ja arhitekt Emil Urbel, tõstsime selle, siin oli Ergi ja Viinistu, on see. Ja maja Vergi külas ja maja Viinistu külas. Arhitekt ise räägib, kuidas siis tegi. Tervitan siis hulgalist seltskonda Lahemaa ja arhitektuurisõpru. Ja kui Ave mulle helistas paar nädalat tagasi, palus esinema sellisel üritusel nagu täna siin, siis ma olin natuke üllatunud, sest ma enda meelest nagu ei ole väga palju ajaloolist ja traditsioonilise keskkonda teinud midagi, aga siiski, et viimastel aastatel on tulnud selle asjaga kokku puutuda ja need majad, mida ta sinna ette pani mulle, millest ma võiksin rääkida, et see maja Vergis, aga siis see Viinistu, kirjutas maja Viinistul, Viinistul on maju rohkem, aga et niimoodi ma siis sõnastasingi selle oma jutu pealkirjaks ja alla kirjutasin ka sellest kabast, lugesin, et tahetakse ka vestelda täna reeglitest ja loomest, kuidas, kas on reeglid piiravad siis loojate võimalusi ja vabadust ja ma panin selle sõnaga sinna. Ja praktikuna ma tahaksin siiski rääkida nendest ka reeglitest ja loomest, tahaksin rääkida nende kahe näite varal, mida ma siin nii Vergi kui siis Viinistu. Ja eks see reeglite ja loomevabaduse teema on siin pikemat aega õhus, mäletame selle arhitektuurivõistlustega seoses on räägitud Arhitektide Liidus ja laiemalt, et kui täpselt, kui palju me peaksime see reegleid järgima, kas väga ranged ja täpsed reeglid piiravad siis loojate võimalusi pakkuda uusi ja innovatiivseid, värvikaid, huvitavaid lahendusi. Ja minu meelest selline nende kahe sõna koos kirjutamine või eriti veel sinna vahele mingi vastanduse panemine, see ei ole õige kohane, sest ega see terve meie keskkond, meie elu, meie ümbrus, kõik koosneb reeglitest, et nagu ka inimeste omavahelises elus ühiskonnas on terve rida reegleid, on põhiseadused, igasugused aktid, seadusandlikud aktid, peale selle, mis ei ole kirja pandud, on teised reeglid, traditsioonid, moraal, tava. Me ei pea kirjutama üles, et tuppa tulles võetakse müts peast või pühitakse jalgu. Et ma arvan, et sama on ka ehitamises ja arhitektuuris. Et on tohutu hulk seadusandliku akte ja piiranguid, mis reguleerivad ehitamist ja olemist. Samas on ka mingisugused traditsioonid ehitamises, ehitustehnika traditsioonid, elamistraditsioonid ja Jaan Tiidemann ennist väga põhjalikult siin värvikalt kirjeldas seda, kuidas need tegelikult elamistraditsioonid on muutunud, need vanad traditsioonid on lagunenud, kadunud, on tekkimas uued, et kas nendel on mingisuguseid visuaalseid ruumilisi väljendeid meile pakkuda praegu. Ja samad, mis ütleme, inimeste elu reguleerivates seadustes, reeglites on oluline, ma arvan, et mida rohkem me saame hakkama reeglitega, mida ei ole kirja pandud, me täidame neid, et seda lihtsam on toimetada, et kõike ei saa kirja panna. Et sama asi võiks toimida ka ehitamises ja kas või planeerimises, elamises, et kui see kirja pandud reegel on hästi lühike, täpne, üldarusaadav ja selle kõrval on ka terve rida reegleid, mida me kõik täidame, küll oleks lihtne ja tore. Ja ma olen siin ühe näite, ma olen märkinud näiteks, et
see reegel võib olla kui tahes täpselt ja rangelt kirja pandud, ega sellest mööda minna on suhteliselt lihtne, sest mul on kogemus Tallinnas selle Merirahu rajooniga, kus ma kirjeldasin reegleid. Majad on kandilised, valged ja sokli kõrgus on 30 sentimeetrit. Sellele vaatamata on tehtud sinna väga erinevaid maju ja mis ka järgivad neid reegleid, aga ka see reegli järgimine ei garanteeri veel, et arhitektuurset kvaliteeti ega seda, et see hoone oleks hea. Teeks ühe sirgeldusega vahel. Arhitekt Edu Argo Sõpra Maura on teinud sketši või ideeprojekti. See kaldkatuse teema väga vabalt kirjeldasin. Tal on üks makett ja väike selline ideeprojekt sellise kaldkatusega maja kohta. Kas ta kõigil reeglitel muide? Jah, õige rahulik. Et kus on kirjas, et katus ei või olla allpool või kaldkatus? Väike ruudustik oleks pidanud enne läbi. Ja mul meenub ka üks nagu legendilaadne lugu, kuidas meie rahvakunstnik Jaan Tette olla läinud keskkooli lõpuaktusele Tuukri ülikonnas, kuna nõutud oli, tuleb ilmuda ülikonnas. Sellest tuli tohutu skandaal. Nii et paljast selline range reegel, ma arvan, edu ei too, et pigem kui me saame, siin ei ole kiireid lahendusi, ma arvan, kui me saame tellijani ja arhitektini ja kas ehitajateni ja kõigi meieni viia ka need kirjutamata reeglid ja kokkulepped. Et ma arvan, et see oleks päris tulemuslikum. Ja kindlasti see, ma usun, ka tänane üritus teenib seda eesmärki. Aga ma nüüd kirjeldaks neid kahte juhtumit, mis on pealkirjas, kus me näeme. Nii, esimene on siis Vergi. Ja Leila ütles väga õigesti, et see maja on liiga suur, ta ei ole rannamaja ja nii ongi, aga see krunt oli selle Vergi, mida mingi tööstushoone kõrval ja selle tellija õnneks oli seal kohal üks pumbamaja silikaadist. Ja muidugi anti detailplaneering, käsitles siis seda pumbamaja nagu olemasolevat ehitist, ta oli ka lähemal kui 100 meetrit merest, aga sellega tekkis sinna võimalus ehitada. Ja mina jõudsin kohale, kui see detail oli juba vastu võetud, muidugi oli seal määratletud siis ka hoone materjal, katusekalded ja viimistlusmaterjalid, helepuit, nagu kombeks rannakülades. Ja ega siin mitte millestki kinni võtta ei olnud ja kuna see lammutatud pumbamaja, see põhi oli nii suur, et võimaldas teha suhteliselt suure maja ja rannakülade väikemajadest mingit pidet saada polnud, siis ma otsustasime lahendada selle maja ühe sellise talumaja arhetüübina või mingisuguse märgina talumajast. Ja tüüpiliselt siis põhjarannikule on probleem alati selles, et kui põhi on üleval, meri on üleval, kõige toredamad vaated on üleval ja seal on väga head vaated, aga istuda tahaks hoopis lõuna pool. Siis me tegime niimoodi, et kogu see elamisosa on keskel ja kahel pool on terrassid ja siis vastavalt ilmale saab valida, istume siis vaatega merele või vaatega lõunasse. Ja üks kavastus oli veel sellele asjale, et oli plaan teha niimoodi, et me ei tee ühtegi akent sellele majale. Aknad on siis ainult välja lõigatud osad, mis koos laia räästa ja selle sisse astega moodustavad mingid terrassid. Aga päris välja see ei kukkunud. Nüüd see keskmine osa on meil tühjaks jäetud laeni, siin on teine korrus, siin on magamised. Siin on lõige. Samuti oli piiratud see sarja kõrgus väga rangelt, sellest ma ei olegi siit välja.
ma loodan, et me jäime sinna sisse ilusasti. Ja see on siis lõpptulemus. Ja ma tegin ka endale, panin eesmärgiks, et katus oleks domineeriv, et see seinaosa võimalikult madal, aga alla 2 meeter 40 kuidagi ei õnnestunud tellijat veenda, et see rästas võiks olla, aga oleks võinud olla veel kas või 2 meetrit. 2 õigus, jah. Et vähemalt üks kolmandik oleks, praegu vist ongi, kolmandik on seina ja ülejäänud katust. Ja katus on samuti üks selline lihtne vorm, mis on märk talumajast ja tahtsime vältida unkaid ja mingeid auke tuli sinna teha, et need on siis mõlemal pool sarnased nagu peegelpildis. Siin on veel üks vaade. Nagu näha ei pääsenud me ka veluksist, mida ma sügavalt põlgan, aga need 2 veluksit üles pandes võib-olla natuke pikem oleks võinud see veluksiriba veel olla seal. Ja seinas nägi, projekteerib inimesed ette eledat laudist, et see tundus ka natuke liiga tavaline. Seinas on kasutatud prussi ja nii või patuga pooleks nimetasime selle punase eledaks. See on see naturaalne muldvärv, see Rootsi punane, mida toob Sadolin, vist Rootsist toobki. Siin on üks otsvaade. See on meil köögiaken, kahjuks ei pääsenud sellest. Siin mõned detailid. Sisevaade. Ja siin tuleb tänusõnad öelda konstruktor Tõnu Peipmanile, kes tegi väga põhjaliku puiduprojekti, et see kõik elemendid, karkassi elemendid, laeelemendid, liintalad, kõik olid lõigatud mõõtu ja parajaks ja kõikide tappide väljalõigetega, nii et tegelikult käis platsil selline Lego montaaž ainult. Nii. Nüüd on teine näide Viinist, kus me oleme. Kui nüüd Vergi puhul oli meil täpselt see tabel ees, kõrgus, kalded, materjalid, siis minu meelest siin ei ole midagi ees. Siin oli see vana olukord ja meie istume vist kuskil siin. Siin on see tagumine korsten. Ja ma isegi nimetaks seda Viinistu tööd kui mingiks projektiks või veel arhitektuurseks projektiks, et see minu meelest tegemist on nagu mingi protsessiga. On kestnud päris kaua ja ma arvan, et kestab veel. Jaan noogutas. No arenguruumi on. Nii, tundub, et on, jah. Ja ma isegi ei mäleta, kas minu meelest oli detailplaneering oli, mis määras nende hoonete asukohad ja aga see oli nii ammu tehtud vist Mart Liho poolt, ja ta oli üldine õnneks, et see ei määranud väga täpselt, mida siin võib teha, et selle mõttes oli palju vabadust ja need funktsioonid ja tahtmised muutusid kogu aeg ja nii nagu elu meie ümber muutus, keegi ei teadnud, mis siia võiks tulema hakata. Aga siin on näha, et seda hotelli juba lammutatakse, siin on nüüd praegune hotelli peauks, siin on restorani uks, siin on terrass sees. Et paistab, et siin on saanud selgeks, et siia võiks teha hotelli ja restorani. Siin on nüüd, oli see pumbamaja oma nende tünnidega. Siin on hakatud ka tünnidele midagi patusele panema. Nii, veel tünnid. See on nüüd selle pumbamaja sisemus.
siin on valmis nüüd see esimene ots. Siin näeme ka Toivo Raidmetsa ära. On need veetsisternid, mille saamislugu oli ka niimoodi, et olin juhuslikult siin, ma arvan, mingi muu asja pärast siin külas, järsku tuleb üks auto, sõidab siia hoovi, sealt astub välja üks mees, ütleb tere Emil, see on tere Liblik, tema avab oma pagasnikut, tõstab välja Kimmi, ma olen käivitanud Kimmi tööstuse Kolga Aablal, et kas saaks seda kuhugi panna. Ja seisime just nende tünnide ees ja nii läkski. Need paljud asjad on juhuses kinni. Ja nüüd see hoone nimega Kabel, mis oli selle hoone, kuidas öeldakse, töönimi. Ma ei tea, kas siin on peetud mõni teenistus, aga tegemist oli ühe vana laoga, mida me siin sees näeme. Ja Jaan Manitski arvas, et teeks taga midagi ja tegi ühe lauselise lähteülesande, et paneks siia otsa seina nii suure klaasi, kui Eestis saada on. Ja sellest läks kõik muu lahti. Ja Toivo siis tegi toolid ja Leo Laapin annetas risti sellele Kabelile. Ja samamoodi, ega me ei küsinud mingeid tingimusi, ei projekteerimistingimusi, ei lähtetingimusi, aga üritasime kasutada mingisuguseid rannale või merele omaseid materjale, võtteid. Ja õnneks oli katusekalle ka selline paadikuurilik, et see tundub, et õnnestus siin. Üks sisevaade veel. Ja see on nüüd praegu vana muuseumi osa tagumine ots rändrahnuga, mis on looduskaitseobjekt. Ja selle ümber sai siis selle muuseumi laiendus. On üks plaan sellest. Siin vist oli see pumbamaja, siin on tünnid üleval, siin on selle vana muuseumi osa sissepääs. Ja oli üks suur varjualune, millega midagi peale ei osanud hakata, küll me sai siia hotelli joonistatud, mingit majutusasutust. Lõpuks otsustasime, et tuleks ka see võtta muuseumi alla, sest pilte oli nii palju. Ja selle muuseumi kuju dikteeris suuresti selle rändrahnu kaitsetsoon. Siin punktiiris peal ja see tuli ainult kasuks sellele hoone kujule, sest me saime võimalikult väikse mahuga hoone ja võimalikult palju seinapinda, et saaks kõik pildid üles riputada. Ja see maja ongi ümber selle rändrahnu. Siin käib juba ehitus, pärg on püsti. Nagu näete, on tegemist puitehitusega, võib-olla seest vaadates ja väljast isegi ei aima. On karkassid lahti, põrand on valatud juba. Nüüd on väljast pilt. Ja ma tegin algul ettepaneku, et leiaks mingisugust materjali, millega võiks katta. See oli väga lõpuni lahti veel, et mis see viimistlus siis on. See maht on seinapinda päris suur ja pakkusin välja, et kataks ta nende räimekasti laudadega. Jaan ütles, et ega neid enam kuskilt saada ei ole, et see on kõige keerulisem ülesanne. Siis me otsisime mingi sarnase tooni, et võib-olla nad aastatega muutuvad räimekasti laudadeks. Siin on siseõuest paar vaadet. Suured kivid. Veel mõni. Ja paar pilti avamiselt. Ja avamist austab härra Simson Seakülast. Nii et
juttu kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et nagu leelised reeglid on väga olulised, reeglid on vajalikud, nii on, aga ega reeglile lootma ei saa päris jääda, et hea oleks, kui on ka vastas tegijatel, teha tahtjatel ka targad ametnikud, kes näevad kaugemale kui see pelk reegel. Ja tore, kui arhitektid oleksid haritud ja hoiaks ennast vaos ja annaks endale aru, et ka enne meid on ehitatud ja ka pärast meid hakatakse veel ehitama. Ja nüüd on vist kõik. Aitäh!